Nii, aga räägin natuke lähemalt teile ICF-ist, et ICF siis nii-öelda International Coaching Federation on siis maailma suurim professionaalset coach'i ühendav organisatsioon. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et kõikidel ICF-i liikmetel on nõuetekohane standardiseeritud väljaõpe. Jälgime kõik ICF-i eetikakoodeksit ja kui sa pöördud ICF-i coach'i poole, siis sa tead, et sa saad kvaliteetse ja väga-väga korraliku teenuse. Kokku on siis liikmeid ülemaailmselt 150 erinevas riigis ja üle 62 000. Meie siis esindame ICF Eestit ehk et oleme siis rahvusvahelise ICF-i Eesti haru. Ja kokku meil on üle 100 aktiivse liikme ja eraldi siin rõhutan juurde ja toon välja, et siis ACC taseme coach 31, BCC taseme coach 24 ja MCC taseme coach 2. Ja samamoodi nagu Globali ehk et siis rahvusvahelise organisatsioonil, kes siis, et see tagabki professionaalse väljaõppe, kõrged standardid ja ka selle, et me kõik järgime siis ICF eetikakoodeksit. Ja meie ühine missioon on aidata kaasa siis coaching'u taseme, mõju ja väärtuse levikule nii Eestis kui ka tegelikult kogu maailmas. Ja kogu siis info on leitav väga lihtsasti meeldejäetaval veebilehel, et coaching.ee. Et sealt leiate nii meie coach'ide kui siis kõige muu kohta kõige paremini alati info üles. Nii, ja ma räägin mõne sõnaga ka, mis meil veel tulemas on. Et meil on täna siis programmi 4. päev. Täna õhtul veel on kell 6 siis see Reisi Valge räägib meile, et kuidas kuulata nagu coach ning ühtlasi jagab praktilisi nippe teadlikumaks ja sügavamaks kuulamiseks. Homme hommikul ja kindlasti soovitan kell 9 demo coaching Meelis Luht viib läbi. Ja homme siis coaching'u nädala lõpetab kell 13. Helen Roonet ja Sen Luka räägivad siis sellest, et kuidas endas loovus äratada. Nii, aga mõne sõnaga ütlen, et tänane esineja siis meie tänasel veebiseminaril on Sebastian Mechat. Sebastian on Eesti coach, aga Belgiast pärit, pikalt üle 14 aasta juba Eestis elanud ja valdab vabalt siis lisaks eesti ja inglise keelele ka loomulikult prantsuse keelt. Ja ma arvan, et Sebastian ennast ise tutvustab lähemalt ja ma annangi hetkel siis sõna sulle. Tahtsin veel kõigile öelda, kui on nüüd küsimusi, et küsimused kirjutage chatis ja siis ma vastavalt siin vaatan, et kui on nüüd otse teemasse, mida oleks vaja kohe küsida, siis ma annan selle info Sebastianile edasi või siis võtan need küsimused kõige lõpus. Aga kui on küsimus, siis pange kohe chati kirja. Nii et head kuulamist teile. Aitäh, Oliver, sissejuhatuse eest ja tere kõigile. Et siis mul on tegelikult rõõm teid näha täna nii palju, et 70, 55, 56 osalejad. Ja nagu nime järgi arvata ja nagu Oliver mainis, et ma ei ole eestlane, kuid tänase webinar teeme siiski eesti keeles. Ja kohe hakkame keskvatest muudatustest rääkida, aga võib-olla küsimus, et miks üldse mina sellest räägin. Et vastus on lihtne, et nagu meil kõike, ma olen oma jagu muudatusi oma elul teinud ja insenerina mulle meeldib analüüsida, kuidas asjad käivad ja hakkasin vaatama, et just miks mõned muudatused kestavad, miks mõned mitte, miks mõned tulevad lihtsasti, miks mõned väga raskelt. Ja 5 aastat hiljem enam-vähem olen kogenud piisavalt palju kogemusi ja teadmisi, mida ma usun, et on väärt teiega jagada. Et niisiis alustame. Et alustame lihtsalt sellise vaikselt house rules'idega, eks ole, et minu eesmärk on see, et te saate siit nii palju kui võimalik. Ja selleks mul on paar soovitusi. Esiteks, olge kohal, et tegelege ainult ühe asjaga, mõelge kaasa ja olge aktiivsed. Kui vähegi võimalik ja ma juba tänan need, kes on kaamera sisse lülitatud, siis lülitage kaamera sisse. See on väga äge. Ma ei räägi musta kastidesse. Me saame paremini kuidagi interaktiivsemaks seda kõike muuta. Et tore. Tere. Rõõm teid näha.
Ja siis vastage küsimustele, ma esitan päris palju küsimusi selle esitluse jooksul, vastage chati. Kui on sellised ja või ei küsimused, vastake kõva häälega omas ruumis. Keegi ei pahanda ja see aitab teilt seda informatsiooni omandama. Ka tõste kätt, kas see, kui te olete kaamera sees, siis kas päris kätt või siis virtuaalne kätt. Ja võtke markmeid, see aitab ka meeles pidada. Et nii te näete, kuulate ja tunnete informatsiooni ja see jääb teiega kauem, et ka see püsiva teema juures siis. Ja kui teil tekib küsimusi, nagu Oliver räägis, pange need chati. Mul on siin kõrval chatbox'i, ma püüan aeg-ajalt vaadata, kas midagi tuleb. Kui ma näen, siis ma vastan, kui ei näe, siis Oliver tuletab mulle meelde ja ma vastan kindlasti seminari lõpus, et ühtegi küsimus ei jää vastamata. Nii et katseme, saame tuttavaks, et tahaks teada, mitu coach'i on täna ruumis, et tõstke kätt või kirjutage chati, et mina olen. Nii, ma näen paar tükki. Väga hea, väga hea. Siis järgmine küsimus, et mitu teist on liidrid? Ahah, väga hea. Väga hea. Jaa, tegelikult siin väike vihje, ma tegelikult tahaksin kõik kätt näha, sest me oleme kõik liidrid kuskil, kas oma peres, tööl, oma kogukonnas või oma elus lihtsalt. Et me kõik oleme mingil määral liidrid. Ja siis 1-10, ühes, mis on siis mitte üldse oluline ja 10, mis on väga oluline, et kui oluline on muudatusi või muutusi teie jaoks ja pange paar sõna ka, et miks. Ahah, 10, 10, 9, 9, 10. Väga kõrged skoorid. Tundub, et te olete õigel kohal, eks? Väga äge. Et väga hea. Arenemiseks. Väga hea. Edasiviiv jõud. Jaa, tõesti. Jaa, ei, väga tore. Siis ma usun, et meil tekib väga hea sümbioos siin. Ja teil on chati ja käte tõstmine kapas ka, nii et lähme edasi. Aga muudatusest siis. Alustuseks räägiks pisut, kust tuleb muutuse vajadus ja miks paneb meid muuta üldse. Ja mis mõjutab muudatuse edukust, eks ole. Et esimene minu arvates, et miks need inimesed tahavad muutuda, on see, et nad mõtlevad muudatuste peale, kui nad ei ole rahul või kui nad on rahulolematu. Ja rahulolematu tekib siis, kui sinu ettekujutus ja sinu reaalsus ei lähe omavahel kokku. Ehk siis sa oled siin, aga sa tahad olla mujal. Et näiteks sa tahad olla terve, aga sa ei leia aega kokata tervislikku toitu. Sa tahad olla juht, aga sa jätkuvalt oled spetsialist. Sa tahad aidata inimesi, aga sa ei ole veel leidnud viisi, kuidas seda teha. Et pange chati ka, et kas te olete midagi sarnast kogenud, et kus ei ole päris nii, nagu te tahaksite. On see, või ütlete jah või tõstke kätt. Et on see teiega juhtunud ka? Ikka jah. Ja. Et need momendid on meil kõigil elus olnud, et see on täiesti paratamatu osa meie elus. Et aga sellest Daisy ütleb, et ebamugav on, et tõesti on. Et ma loodan, et sa saad midagi täna kaasa võtta ja üldse kõik, mis ma räägin, te saate seda nagu, kuidas öelda, enda peale katsetada ja ka teiste inimestega. Ehk siis, kui teil on teema, te võite proovida selle teema läbi selle webinari kaasa mõelda. Või siis te saate lihtsalt
võtta nippe, kuidas teisi aidata, see on ka täitsa okei. Aga kui tekib see rahulolematu, sealt edasi on kaks võimalust põhimõtteliselt. Et esimene on see, et sa muudad oma eesmärki ja sa lepid praeguse olukorraga, et siis ei ole enam, sa ei mõtle enam, et mujal olemises, aga sa oled kohal. Või teine eesmärk on see, et sa asud teele oma eesmärgi poole, ehk siis sa muudad oma olukorra, eks ole. Et igal juhul muudatus on ikka, kas sa muudad oma eesmärk või sa muudad oma olukorra. Nüüd, mis te arvate, mis võiks mõjutada inimene valida, kas ta muudab oma eesmärki või ta muudab oma olukorra? On teil mõned mõtted? Te võite jälle chati kasutada. See on minu lemmiktööriist, nagu te aru saite. On mõned mõtted? Lihtsam on muuta eesmärki, oleneb võimekusest, intuitsioon. Juhist oleneb, riskijulgus, kui valus on, te olete selles mõttes õigel teel. Et minu kogemuse järgi tegelikult kõik taandub kahe asja peale, et kas sa võidad midagi või siis sa valdid valu. Et ongi nüüd, kumb teie arvates avaldab kõige suurem mõju, kas valu või võit? Valu. Jah, tõesti valu on. Ja põhjus on väga lihtne, et meie aju on tegelikult programmeeritud nii, et me jääksime ellu. Ehk siis meie elujäämise instinkt on primaarne ja valu on oht, eks ole, ja meie aju tahab meist sellest eemal hoida, et sellepärast see ongi kõige suurem motivaator või võimsam, ütleme niimoodi. Ja nüüd küsiks, et kas te olete midagi kunagi tahtnud või kogenud valu, aga te ei muutnud midagi ja nii-öelda leppisite kokku selle olukorraga. On teil sellist kogemus olnud? Muidugi jah. Ja tõesti me kõik oleme, et see ei ole üldse küsimus. Nüüd tahaksite mõelge ühest ajast, kus te tegite ühe muudatuse ära oma elus. Et näiteks võtsite kaalu alla, läksite töölt ära, kätkestasite ühe ebatervasliku suhe, ükskõik mis muudatus, aga te juba tegite selle ära. Ja proovige leida see hetk, kus te tundsite, et enam pole enam muud varianti, te peate seda ära muuta. Et kas tuleb meelde see hetk ja kui tuleb, siis mis te ütlesite endale sellel hetkel, mis sõna, mis käib läbi teie pea? Et kui keegi tahab, siis võib chati jagada just, mis käib. Saan hakkama. Jah. Parem õudne lõpp kui lõputu õudus. aitab küll, no täpselt. Ja ma olen suht kindel, et 90% teist ja meist üldse oli mida kunagi aitab sellest või kõik ei suuda enam. Et kui ma jään selle viisakuse poole pealt, et edasi ei lähe või midagi sarnast. Ja sellel konkreetsel hetkel sündis kindel otsus. Ja miks see nii on? Tegelikult on sellepärast, et kui valu, mida te kogete mitte midagi teha, on suurem kui hirm muudatuse vastu, siis tekib üks lühike aken, kus te saate muuta. Ja nüüd, kui see aken tekib, teil on võimalus kas seda kasutada või mitte. Ja kui see aken sulgeb ja otsus ole langetatud, tegelikult siis te hakkate uuesti selle olukorra endale selgitama ja ratsionaliseerima nii, et see muutub uuesti raskem, kui see muudatus tundub jälle raskem, kui
kui see status quo, eks ole, ehk siis see aken sulgeb, nüüd enam selline võim selle muudatuse taga enam ei ole. ja tuleb oodata, et nagu aken kinni, eks ole, tuleb oodata järgmise tuulutuseni. Mõnikord tuleb ruttu, mõnikord mitte väga ruttu, aga täna me seda ei tee, me oleme otsuse langetanud, et me lähme edasi. Ja edasi ma olen justkui valinud 3 mõjurit, mis mõjutavad seda edukust. Ja mul on teie jaoks halb ja hea uudis. Kas sobib, kui ma alustan halva uudisega? Tundub, et sobib. Okei. Halb uudis on see, et kui te olete midagi otsustanud, siis teid pannakse proovile, kas te ikka seda väga tahate. See on paratamatu. Ja hea uudis on see, et on võimalik midagi teha, et asjad mängiksid meie käsuks just nende sama mõjuritega. Aga need faktorid siis, esimene minu arvates kõige olulisem on põhjus, et miks te tahate üldse seda muuta. Ja Friedrich Nietzsche, ma butcherin selle nimi, aga vahet ei ole, on öelnud, et see, kellel on eesmärk oma elus, võib taluda põhimõtteliselt kõike. Et jälle see viidab sellele, et mida tugevam põhjus sul on, mida järjekindlam sa oled oma muutusega. Teine on sinu keskkond. Ja keskkond on jälle James Clear, kes tegeleb eelkõige või põhiliselt harjumustega, on öelnud, et need inimesed, kes on distsiplineeritud, panustavad struktuuri loomise nende elus ja nad ei loota selle tahtejõu ja selle enesekontrolli peale. Kui sa ainult loodad selle peale, siis usu mind, sa teed oma elu palju keerulisem ja raskem, kui see võiks. Ehk siis siin võib-olla soovitus on kujutada oma keskkonda, et see soodustab selle muudatuse, et ei tööta teie vastu. Ja kolmas on sinu identiteet, võib-olla mitte nii klassikaline, aga siiski väga oluline. Tony Robbins on öelnud, et kõige tugevam jõud inimisiksuses on nende vajadus jääda oma identiteedi juurde. Ja tõepoolest, et kui muudatus ei ole kooskõlas teie väärtuste ja teie uskumustega, siis see väga pikalt ei kesta. Et need mõjurid mõjutavad niikuinii. Nüüd küsimus on, et kas nad töötavad sinu heaks või sinu vastu. Ja võtaks ühe näide selle kõike illustreerimiseks. Et tänasel päeval päris palju inimesed mõtlevad, et nad hakkaksid äkki toimetoitlaseks. Ja mõned hakkavadki, mõned mitte, mõned proovivad. Aga võtame selle kontekstist, ma annan teile iga selle põhjuse, selle keskkonna ja selle identiteedi puhul, ma annan 2 lause, 2 selline käitumis või selline lause. Üks soodustab, üks töötab vastu või ei aita vähemalt. Et pange chati, mis number te arvate, et on see viis, kuidas see muudatus jääb kesta, ehk siis inimene jääb taimetoitlaseks. Kui me lähme nüüd selle põhjusega, ütleme, et ma küsin selle inimese käest, et miks sa tahad hakata taimetoitlaseks? Ja ta vastab mulle esimene, sest on moes ja ma tahan olla lainel. Või teine, sest ma hoolin planeedi ja loomade eest. Mis te arvate, 1 või 2? 2. Ja loomulikult 2, jah. Ja põhjus on väga lihtne, et esiteks seal on emotsiooni kaasas ja teiseks see eesmärk või see põhjus on suurem kui see inimene ise. Et teine, kui me lähme keskkonna juurde, et ma küsin, et kuule, et mis sa täna teed?
ja inimene ütleb, et üks, et kurat, õhtul ma lähen Argentiina restoranis ja siis pärast ma lähen poodi ka ja ma vaatan lihalette, et uudishimu pärast ma vaatan, et kas äkki mingi uut toode on seal. Või number 2, ma katsetan teise restorani täna, kus on lai valik taimetoidust ja pärast ma lähen poodi, aga ma kavatsen enamus ajast olla selle köögiviljaleti ja vaadata need ilusad varve. Et jälle, kumb, 1 või 2, 2 on ju. Et nii on jah, et see inimene, ta teeb enda jaoks lihtne õige valikut teha ja kui ma ütlen õige, ma ei taha anda hinnangut, aga see õige tähendab seda asi, mis aitab eesmärki. Et mõlemad variandid on okei, aga selle inimese puhul, kui ta tahab taimetoitlaseks, siis õige ongi mitte minna lihaletti liha vaatama. Ja viimane, identiteet. Jälle, et teeme grillime ja chillime ja ma küsin, et kuule, et kas sa sööd liha? Ja siis jälle ma vastan esimesena ei, praegu mitte. Või 2, ei, ma olen taimetoitlane. Kumb on tugevam? 2, jah, muidugi. Esimene on tegu, teine on identiteet ja see, keda sa oled, võidab iga kord selle üle, mida sa paraku praegu teed. Ehk siis sinu identiteet on siin sinu core, eks ole, et seda sa ei saa nii kergesti muuta. Vot, aga me oleme siis nüüd, jah, seda ma juba ütlesin, et kas see töötab teie heaks või teie vastu. Et me oleme nüüd uurinud lähemalt, mis muudatuste kohta. Ma eeldan, et te näete, et seda on võimalik kuidagi süsteemselt läheneda, et maksimiseerida tulemusi. Ja seda me hakkamegi vaatama. Selle Change Catalyst mudel. Ise leiutasin nimi, aga tundub kõlab toredalt. Nii, aga mudeli siis juurde. Ta on suht lihtne, 4 sammu ja see mudel on inspireeritud siis minu kogemusest, minu lugemistest, minu koolitustest ja selle eesmärgiga, et oleks võimalikult kergesti meelde jääda ja ka, et oleks lihtne jagada näiteks teiega täna. Ja ta koosneb 4 sammust. Esimene on defineeri, teine tugevda, 4. on julgusta ja lõpuks kontrolli. Ja seda mudelit kasutades sa veendud, et eesmärk on selge ja võimas, et sa tekitad selle muudatuse aken ja siis sa eemaldad takistusi ja lõpuks sa saad ka vaadata, et kuidas see kõik integreerub selle inimese eluga. Aga vaatame need sammud detailsemalt. Esimene samm on defineeri ja seal võtmesõna on uudishimu. Ja sinu eesmärk on aru saada nende maailma. Mida nad tahavad, mida nad päriselt tahavad, mida nad vajavad, mis ei pruugi olla sama, mis nad tahavad ja mis takistab. Et kas nende eesmärk on liiga steriilne nii-öelda, kas nende vanad harjumused jäävad ette, kas neil on sisemise konflikt, et kui sa oled need vastused leidnud, siis eesmärk on defineerida selle muutus või selle probleemi lihtsal ja lahendataval kujul. Ja sellega hakkamegi tööd teha. Et ma lubasin teile tööriistad, et siin tööriistad on väga palju ja need ei ole kõik, need on lihtsalt üks valik, mis ma leian, et on lihtne rakendada ilma suure harjumuses proovimiseta ja millest kasu on päris suur ja nagu coach ikka, avatud küsimused, kõige olulisem, jälle selle uudishimuga, et uurige, küsige, mis nad tegelikult tahavad. See teine on see tingiv kõneviis ja kuulake, kas te margate seda, et nad kasutavad seda tingiv kõneviisi.
ja kui jah, siis see võib viita sellele, et see eesmärk ei ole tegelikult nende oma. See võib olla nende ülemuse oma, see võib olla nende partneri oma, see võib olla ühiskonna oma, aga see ei ole nende oma. Või nad ei usu, et nad saavad sellega hakkama. Ehk siis nad ei julge öelda, jah, ma tahan seda. Nad jätavad endale võimalust põgeneda, et öelda, et tegelikult nad ei tahtnud seda. Noh, põhjused võivad olla rohkem muidugi, aga need on kindlasti need, mis tasub siis uurida rohkem jälle selle avatud küsimustega. Ja järgmine on 5 miks'i. See on tootmine tööriist, mis on leiutatud Toyota poolt, aga ärme sellest kinni jääme, see töötab väga hästi coach'ide jaoks ka. Eesmärk on tegelikult küsida 5 korda, miks. Näiteks sa tahad selle, miks, sellepärast et, miks, kuni sa jõuad sellise mahlase ja toore vastuseni, kus inimene tõesti, noh, peaaegu pisarad silmad on. Ei pea alati sinna jõudma, aga sa tunned, et see on päris asi, mida ta tahab, ei ole mingi selline fabrikaat. Ja siin vihje ka, et need miksid võivad, mõned inimesed vajavad 3, mõned vajavad 7, 9, ole kannatlik ja paindlik. Ja kui te tahate sellest näide, siis Raido Kivikangur oma esituses selle nädala raames tõi ühe näide välja, et saate seda järele vaadata. Ja viimane on The 6 Human Needs, et 6 inimvajadusest, mis on ühe Tony Robbinsi tööriist, mida ta on, mis näitab, et tema ja teooria räägis, et need vajadused näitavad, kuidas inimesed, määravad, kuidas inimesed tegutsevad. Et need 6 vajadused siis on kindlus, mitmekesisus, armastus ja ühendust, tähenduslikkus, areng ja panus. Ja miks ma seda tõin siin välja, on see, et kui sa saad aru, mis paraku see vajadus, nende primaarne vajadus on praegu ja see võib muuta ajaga, aga mis neil praegu on kõige olulisem vajadus, siis me saame kontrollida, kas see eesmärk sobitub sellega. Et jälle ühe näide. Inimene primaarne vajadus on kindlus. Ta tahab piltlikult öeldes olla kindel, et homme on täpselt sama nagu täna. Ja nüüd tema eesmärk on hakata ettevõtjaks. Mis te arvate? Kas te näete seal mingit probleemi või mingit konflikti? Mis konflikti te näete? Marge pani jah. Ja täpselt, ettevõtlus on väga ebakindel, jah. Jah, ühelt poolt ta valdib riski võtmist, sest see on tema põhivajadus, teiselt poolt ta tahab tegutseda eesmärgiga, mis tegelikult nõuab palju riski võtmist, kus sa ei ole kunagi kindel, kas homme töötajad ilmuvad kohale, kas sul klient on ja nii edasi. Et eks siis pole imet, et te ei ole selle eesmärgiga või selle muutusega alustanud, eks ole. Et ja need on mitmed, aga see aitab aru saada selle käitumismustrid ja miks nad ei toimeta. Nüüd, et meil on selge pilt ja mis nad päriselt vajavad ja miks neil on abi vaja või millega neil on abi vaja, siis on aeg minna järgmise etapi juurde, mis on tugevda. Ja siin jälle see võtmesõna on emotsioon. Ja nagu te arvate, et tugevdamine on võimalik teha erineval viisil. Me oleme sellest rääkinud, et mis te arvate, mis on head viisid, kuidas tugevdada selle eesmärke? Tunnustada, jah. Veel mõned mõtted. Ja, et sisemine tunne on nii tugev, täpselt jah. Ja et seda tekitada, siis on tegelikult
visualiseerida tulevikku ja sellest ma kohe räägin, et väga hea. Et see tegelikult, mida me tahame teha, on tugevdada valu või võit või mõlemad. Ja loomulikult see palju toredam on tugevdada võit, eks ole. Aga jah, ehk siis keskendume võib-olla sellele. Aga meie eesmärk on siis soodustada kindel ja selge otsus. Ja jälle siin mõned tööriistad. Viimane on 5 senti sõna ja see on üks minu lemmik, sest on nii lihtne ja kuidagi, ma ei tea, see on tore. Kui te mõtlete oma eesmärgi peale, kui te kunagi andsite endale jaoks eesmärke, enamus meist, me proovime olla hästi nagu me muutume nagu selline romaanikirjanikuks, et tegime hästi pikad eesmärgid, hästi lohakad, kasutame väga sellised ilusad sõnad, kõik on nii tore ja lõppkokkuvõttes on see, et me esiteks ei mäleta seda kunagi, see eesmärk, sest on liiga pikk ja teine ei ole meil ei ole selline emotsiooniside sellega. Et ehk siis on jah, on eesmärk, aga ta ei ole väga võimas. Eks näiteks, et või noh, minu soovitus on see, et ärme oleme poliitiliselt korrektsed. Et kui sinu eesmärk on olla näiteks kõige seksikam kutt Tallinnas, siis ära ütle, et sa tahad olla keskmiselt atraktiivsem mees sinu naabruskonnas. Et see lihtsalt ei tööta. Et kui sinu eesmärk on see, siis ole iseennast, kasuta sõnu, mis sind kõnetavad. Vahet ei ole, kas nad on natukene roppused või mitte. See on sinu eesmärk, keegi teine ei näe seda. Ja see on palju võimsam. See teine, me juba pisut rääkisime sellest, on see tähenduslikkust. Ja siin see eesmärk on kuidagi siduda seda eesmärki suurema maailmaga. Ehk siis küsi näiteks, et mis see muutus tähendab tema pere jaoks, tema armsa jaoks, tema kogukonnale, planeedile, mis iganes. Aga kui see eesmärk on suurem kui inimene ise, see on jälle võimsam. Kolmaga, siin me natukene vaatame selle valu osa, et mis siis juhtub, kui ta ei muutu, on ju, et mis siis saab, et millest ta ilma jääb, kellega ta ei kohtu, mis võimalused ta peab ära ütlema. Et jälle siin me tahame, et see inimene mõtleks selle negatiivse aspekti juhul, kui ta ei muuta. See on, mis on ka väga võimas. Ja viimane on, nagu chatis keegi mainis, on see tuleviku vaatamine, eks projection tool. Ja siin eesmärk on siis lased tal ette kujutada maailma, kus see muutus on edukalt elu viinud. Ja siis küsi, mida ta kogeb, mida ta tunneb, kelleks ta on saanud, kellega ta on, kellega ta kohtus. Ehk siis jälle tahame tekitada sellised positiivsed tunned ja tugevdada seda positiivne poolt, et jah, et ma väga tahan seda. Ja siin võib-olla selline väike hoiatus, et mõned meil on siis selline kiusatus juba öelda, et okei, kui me saame seda teha positiivses võtmes, siis me võime seda teha negatiivses võtmes ka. Ehk siis küsida, kui kõik on halvasti läinud. Aga ärme seda teeme. Esiteks tuleb siis olla väga heas kontaktis ja suhe selle inimesega. Ja teiseks peab kindlasti luba küsima, sest noh, keegi ei taha niisama valu kogeda. Ehk siis see peab olema teadlik teekond coach'i ja inimese vahel. Et see on kasutada väga ettevaatlikult. Aga jääme positiivse peale. Sellega on kõik hästi. Kõigil meeldib kujutada ette, kui kõik on tore ja me tunneme ennast hästi. Aga nüüd on kindel otsus käes. On aeg tegutseda. Ja selle etapi eesmärk, see julgustaja etapi eesmärk on just muuta
minna otsusest tegudeni ja siis meie roll on aidata näha võimalusi ja eemaldada takistusi. Ja jälle mõned tõristad siin, et selle harjumuse jõud, millest me natukene juba rääkisime, et tegelikult inimesena me langetame otsuseid kogu aeg. 50% nendest on tegelikult automaatsed, me ei mõtle selle peale, need on harjumused. Ja need harjumused kahjuks ei saa elimineerida, me saame ainult need asendada. Ja me saame asendada üks harjumus teise vastu. Nüüd küsimus on, mille vastu. Kas me asendame harjumusega, mis meid toetab või mis meid ei toeta. Ja seal ehe näide on see keegi, kes jätab suitsetamist ära ja hakkab näiteks šokolaadi süüa selle asemel, eks ole. Et ta asendas ühe harjumus teise vastu, mitte võib-olla kõige, mis ei toeta teda pikemas perspektiivis. Ja veel soovitan väga seda Atomic Habits, sellesama James Clear kirjutas. Teine asi, mida te saate teha, on need harjumused stack ida. Ehk siis, kui te olete ühe harjumusega nii-öelda harjutud, et see tekib enam-vähem automaatselt, siis on lihtsam kasutada selle olemasoleva harjumus teise harjumuse käivitamiseks. Ehk siis te justkui panete üksteise peale ja see aitab luua selline positiivne momentum. See teine, keegi mainis ka chatis, et see kogukond ja see, kellega me suhtleme, on oluline ja tõepoolest, et see, kellega sa suhtled, mõjutab see, kes sa oled, ehk siis su identiteet ja su identiteet mõjutab, kuidas sa käitud. Jälle see võib olla positiivne või negatiivne, ehk siis seda tuleb siis teadlikult valida. Ja kolmas tunnustus oli ka seal, on üks ja tunnustuse osa on ka see rewards, see eesti keele sõna praegu jääb meelest ära, aga vahet ei ole, te saate küll aru. Ehk siis tähistage ka vaiksed võidud. Et meie aju armastab, kui häid asju ja kui ta saab, siis ta teeks enam-vähem kõike, et uuesti saada. Nii et looge talle endale see võimalus ja ta aitab teid rajal püsima. Ja siin saab samamoodi need projection'id ehk siis tulevikuvaade kasutada natukene teises võtmes. Aga kui te näiteks siin saate küsida sellise küsimusi, et kuule, et kujuta ette, et sul on absoluutselt kõik, mida sa vajad, ühtegi piirangut ei ole, mida sa teeksid. Ja sa jälle võtad kõik see müra sealt ära, et ta saaks keskenduda sellele, mida ta tegelikult peab tegema. Jah, selle sammu lõppu siis meil on plaan olemas ja me lähme viimase sammu juurde, mis on kontrolli. Kontrolli on sellepärast vaja, et kahjuks või õnneks, ma ei tea, ise otsustate, me ei ela mullis ja kui inimene läheb sellest coaching'u või vestlusest ära, siis ta läheb tagasi oma maailma, et ma kutsun seda nagu tema maailma, et ta läheb sinna tagasi ja me tahame veenduda, et see plaan, mis ta just tegi, integreerub selle maailmaga hästi, et ta saab hakata tegutsema. Jälle siin mõned tõristad. Seesama 1-10 skaala, et küsige, et kui kindel ta on, et ta läheb ja teeb see, mis ta plaanib. Kui on alla 7, siis soovitan tagasi minna samm 1, 2 ja 3 juures, et seal ta ei ole piisavalt miks või tema põhjus ei ole piisavalt tugev või tal on midagi, mis takistab veel. See buy-in on see, et needsamad inimesed, kellega ta hakkab kohtuma omas maailmas, nad mõjutavad teda kas positiivselt või negatiivselt. Ehk siis on väga hea, kui ta kaardistab need ja ta saab aru, keda ta peab justkui pardale saama ja keda ta peab justkui eemale hoidma. Et see jälle eemaldab need takistusi. Kolmas, see momentum on ju, et siin on väga oluline
mida te saate teha täna ja siin ma rõhutan selle täna peale. Ja põhjus on selleks, et kui te teete selle vestlus, emotsioonid on laes, eesmärk on selgelt peas, et kõige seksikam kutt Tallinnas, no ma tahan seda. Et ja emotsioonid on laes ja see šanss, et ta läheb ja teeb midagi selleks, on väga-väga kõrged. Kui ta täna seda ei tee, siis võib-olla homme ei ole enam nii suur tahtmine, et emotsioonid on juba langenud. Ehk siis kõige parem aeg tegutsemiseks on alati täna. Ja viimane progressi jälgimine. Keegi meist ei suuda väga pikalt tegutseda, kui me ei tea, kuidas meil läheb ja kuhu me lähme. Ehk siis peab leidma viisi, kuidas seda aru saada. Ja mis vestapostid ta plaanib tähistada. Ja mida tehes. Et see on ka väga hea, et kui on konkreetne asi, mida ta teeb ja see on jälle pakub selline toredat emotsioon, et ta ootab seda ja arevus on, et jälle kindlustab, et ta töötab selle nimel. Ja sellega me oleme kõik need takistused eemaldanud, ta on valmis astuda muudatuste tee peale. Ja meil on juba aeg kokku võtta. Ja kokkuvõtteks siis võib-olla selline jälle insenerina, nagu ma olen, selline formula, et kui selle muudatuse võit on suurem kui status quo ehk siis praegune olukord või see muudatuse valu on vaiksem kui status quo, sul on võimalus tekitada selle otsuse aken. Ja siis kehtestame protsessi, defineerime, mis nad tahavad, miks, mis nad vajavad ka ja mis takistab. Siis tugevdame nende visioon, nende eesmärki ja proovime teha nii, et ei ole enam muud variant kui see, et nad hakkavad tegutsema. Ja siis tugevdame, julgustame, et need eemaldada takistusi ja arendada strateegiat, plaani. Ja lõpuks vaatame, et kuidas need muudatused integreeruvad nende maailmaga. Ja seda käsutades on palju suurem võimalus, et see muudatus jääb kestma. Ja see ongi terve selle jutu eesmärk. Et sellega ma olen valmis küsimustele vastatama, pannud tähele, et midagi tuli, aga nüüd on teil võimalus. Ja jälle, kuna ma tahan, et see oleks interaktiivne, nüüd me saame teid ka unmute ida, saame vabalt rääkida ka, kui küsimusi on. Ja kui küsimusi ei ole, siis ma oleksin väga tänulik, kui te paneksite chati paar asja, mida te kaasa võtate või siis, kui te mängisite seda webinari oma vaatevinglist ja te otsustasite, et täna ongi kõige parem aeg tegutseda ja te otsustasite midagi teha, siis oleks tore ka kuulda. Et aitäh, Sebastian, väga huvitava ettekande eest. Julgustan üles praegu, kui kellelgi on midagi küsida, siis praegu on harukordne ja hea võimalus seda teha, et võite chati kirjutada, võite otse küsida. Ja kui on küsimus, tõstke kätt või kirjutage chati ja hea meelega vastan. Ja kui praegu kohe ei tule, aga tuleb paari päeva või nädala või kuu või aasta pärast, siis kõik minu võimalused, kontaktid on siin olemas. Et võtke ühendust. Ma ei tea, kas ma võin ise ka küsida, Muidugi. kui praegu keegi küsib. Ma ise hakkasin sellise asja peale mõtlema, et kuidas Sebastian praktikas nagu sellega on, et ma nagu, mul selline mõte hakkas jooksma lihtsalt, et on ka ilmselt ju niimoodi, et nii-öelda siuksed positiivsed ja head harjumused söövad ühel hetkel need halvad harjumused ära, isegi kui sa ei hakka nende halbade harjumused, ma nagu enda praktikas mõtlen, et ma olen nagu pikaaegselt tegelenud nagu jooksmisega ja ma olen tunnetanud nagu elu jooksul nagu jooksmine nagu võtnud mu elust nagu selle muud asjad nagu või noh, selles mõttes, et mõned negatiivsed asjad on nagu võtnud ise ära nagu, et ma ei ole keskendunud nende halbade harjumuste nii-öelda vähendamisele kuid mul see positiivne pool on kuidagi nagu seda negatiivset nagu ise vähendanud, et kuidas sellega on sinu praktikas on?
sa mõtled, ja võib-olla ma ei ole 100% aru saanud, aga ma saan aru, et see positiivsus, mida see jooksmine toob sinu elu, tasakaalustab need võib-olla negatiivsed harjumused. On see, ta lõikab nagu ära, no ütleme niimoodi, et kui sa kutsud mind näiteks täna õhtul, et lähme õhtul pidutsema linna peale, aga mul on kavas homme üks pikem treening, ma pigem ütlen sulle ei, onju. ja, mulle ei ja, meeldi seda teha sinuga koos, aga lihtsalt, et just. No siin on võib-olla ka see, et prioriteedi küsimus ja jälle sinu identiteet on ju, et sa oled jooksja, sa ei ole pidutseja, et siis jälle see jooksja identiteet on tugevam kui see, et sa läheksid jooma või pidutsema. et, et see ongi selline natukene harjumus ja identiteet, et sa oled harjunud jooksma, järelikult on muutunud sinu osa sinu identiteedist ja kuna see on sinu identiteet, sa ei saa seda tegemata jääda ja see muutub prioriteediks sinu jaoks. ehk siis sa paned selle esile ja sul on siis nii-öelda kompass on sul käes ja sa näed, okei, et kas ma lähen jooksma ja ma olengi ma teen see, mis ma armastan ja mida ma tahan ja mida mulle meeldib või siis ma devieerun, aga ma homme võib-olla ei saa jooksma minna, et siis sul on hea kompass otsuseid langetada, et kas sa ütled ja või ei. et selles kontekstis ma arvan. keegi võttis ka midagi kaasa. ma jagasin siia chati ka tagasiside vormi, et kui kellelgi vähegi on võimalik, on hetk aega, et siis kindlasti saaksite anda sellest selline tagasisidet. ja seda saate ka hiljem täita, et lihtsalt see link siis endale jätta kuhugi käepärast. ja panin siia uuesti siis ka meie programmi lingi, et sealt näete veel, mis on siis veel tulemas. ja mis ma veel võib-olla omalt poolt soovitan, et ma panen siia chati meie ühingu siis kontaktid. et võite siis vabalt, mis sotsiaalmeediakanalit te kasutate, siis nii-öelda panna ennast jälgijaks, siis edaspidi jõuab väga palju tegelikult head infot teieni kiiresti. ja Piret küsib, et kui eesmärk on olemas, siis juba suur võit, aga kuidas jõuda eesmärgi sõnastamiseni? et kas oskad head nõuandet anda? üldiselt ma saan aru, et sa mõtled võib-olla Piret selle 5 senti peale, kuidas seda kuidagi nagu vahendada, et üldiselt alustadki selle pika ja selline eesmärk, mis on udutäis, on ju. ja siis hakkad mõtlema, näiteks seal on erinevad võimalused, aga põhimõtteliselt hakkad kasvõi highlight ida need põhisõnad seal ja siis sa mõtled, okei, kas see sõna mind kõnetab. kui ei kõneta, siis sa mõtled, mis on teine sõna, mis mind kõnetaks rohkem. ja niimoodi sa saad hakata tune ima ja tegelikult mida mina teen, on see, et ma panen esmagi kirja, ma püüan seda meeles pidada. kui see ei jää meelde, siis ma tean, et see on vale eesmärk. ja siis ma tuunin seda natukene, ma vaatan, okei, kui ma muudan see sõna selle vastu ja teen lühemaks ja siis ma jälle kordan seda kõva häälega, ma kuulan, kuidas see mulle tundub. kas see tundub kas see teeb mind, tekitab head tunnet või jätab mind külmaks. ja niimoodi sa saad tune ida seda. aga üks asi, mida sa saad meeles pidada, on ka see, et sa ei pea, ma tean, et see on see smart goal ja kus on specific, measurable, achievable, relevant ja timed, see on väga tore, töö jaoks on see väga vajalik. kui me räägime muudatuste jaoks, sa ei pea kõik need detailid ja timeline'i ja kõike sinna taha panna. oluline on see, et sa tead täpselt, mida sina kujutad ette, et see eesmärk, sõnastus peab sind kõnetama, see peab sind panna tahtma seda. see, et kas sa teed juulikuuks või augustiks, et tegelikult on savi. et selle eesmärgi kirjutamise konteksti. et
ja, ja see peab emotsiooni tekitama ja see on selline iteratiivne protsess. Vaatan chati veel, et elu käib siin, tore. Jaa, smarte vajavad küll muidugi, et ma ei tee selle üldse maha, et smart kasutan iga päev smart eesmärke, et lihtsalt kui see küsimus on see, et kuidas luua eesmärki või noh, mitte eesmärk, aga see visioon, mis sind kõnetab, keda sa tahad olla või kelleks sa tahad saada, et siis sa ei pea kirja panema selle definitsioon või selle sõnastuse, sa ei pea panema kõik need detailid. Sul võib olema eraldi see lahti kirjeldatud smart viisil kindlasti, aga sa tahad, kui ma küsin sinu käest, mis on su eesmärk, sa tahad võimalikult anda selline paari sõnaga midagi võimas, midagi emotsionaalset ja muidugi selle taga on plaan, selle taga on smart eesmärk, selle taga on kõik, on ju. Aga see, et just seda käivitama, sul on vaja midagi, mis on emotsiooniga laetud ja see smart paraku seda ei toeta. Küll see smart toetab execution'i poole pealt, et kui sul on tore eesmärk, aga plaani pole, ega see väga ei aita ju. Väga tore. nii, aga Tundub, et hakkab vaikselt ja, ammenduma. et aitäh, Sebastian, ja aitäh kõigile, kes aktiivselt osa võtsid, kes kirjutasid, avaldasid oma mõtteid, kes kuulasid. Me jagame hiljem ka salvestust ja suure tõenäosusega me saame ka slaide ilmselt Sebastian jagada, on ju. Jaa, muidugi. Et siis vastavalt saame teile need saata edasi. ei, aga Aitäh tänud kõigile. kõigile ja kindlasti kohtume järgmistel Coachingu nädala üritustel, et täna siis kell 6 ja juba homme hommikul kell 9 alustame. kõike head. Nägemist.